reisiseilid on valmis Poola suunas jätkama. Esimene perroon, esimene rada. Siia tuleb 12.35. Saame piiri peale, seal on ümberistumine. Šeitan. Mulle lihtsalt tundus, et ma pean raporteerima ka, muidu ma ei hakkagi mitte midagi rääkima. Näitan jälle ainult 20 sekundit. Mida siis väiksele televaatele öelda? Meil oli õhtu oli täiesti soe, peaaegu 20 kraadi, T-särkiga sai ringi käia ja öösel magasime ka täiesti lahtise aknaga. Niimoodi, et oli jumala soe ja kõik nagu suvi. Praegu on kui eile päeval oli 28 kraadi, siis praegu on selline 20 kraadi, ideaalne, tuuleti liigub, kõik õitseb, puulehed on rohelised, ilgelt sill on, sest ei pea kogu aeg mõtlema, et kus auto parkida ja kus kaudu sõita ja lihtsalt tuled uksest välja ja kõnnid, kus tahad ja järgmine rong jälle viib su kuskil. Igatahes mutipaiste pole sellega veel eriti rahul. Yes! Meil on nüüd niimoodi, et kui me rongi peale saame, siis me sõidame Poola piiri äärde ja siis seal istume teise rongi peale ümber ja sellega sõidame siis juba Varssavisse. Motskava on see piirilinn, kus me kinni peame ümber istuma. Ma korra näitan teile mutid ka. Seal on emad, kes näpuga plaanides järg ajab praegu. 4. peatus on see, või vahetame rongi. Selge, 4. ja viimane, kes rong edasi ei lähe. Raudteejaama romantikat. Ütleme väiksele televaatele viimased kilomeetrid enne rongivahetust. Kohe oleme Moskovas ja siis läheme Moskovskas, Kissinovis. Kus me oleme? Võhma. Kus me oleme? Kus me jõuame? Jõuame ühte kohta, kus me läheme rongist välja ja teise rongi sisse kohe sipsniusti. Kohe saame Poola. Muidu keegi ei usu, et me ikkagi sõitsime rongi, ma näitan ennast ka. Millen ümber. Rongimees üllar. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Tere hommikust, väike televaataja. On pühapäev. See tähendab, et on alanud meie reisi 3. päev. Pühapäeva hommikul oleme väikeses linnas nimega Malbork, Poolas. Me sõitsime siia päev otsa Vilniusest rongiga 12 tundi. Kõigepealt paar tundi piirilinna nimega Motskova. Seal istusime ümber sellise üle keskmise retro ja askeetlikusse rongi. Ja mis siis vedas meid pikkade peatuste ja pauside ja isegi väikese passikontrolliga Varssavisse. Õnneks oli rongis restoranvagun. Nii et me oleme täna eilse päeva jooksul saanud juua sellist mõnusat toasooja loomsat iirlastega
ja vaadata salamisi Noortepoola jalkatüdrukute säärejooksu Varssavist edasi vedanud kiirrongis. Ühesõnaga, Malborki jõudsime hilja öösel. Ega siin muud me ei tee, kui me lihtsalt magame, läheme edasi. Meil olid suured plaanid Malborkiga, aga need on kõik kuidagi sassi läinud. Me pidime siin mingit suurt lossi vaatama, aga see on loomulikult pühapäeva puhul lukku pandud. Ja tegelikult me sõidame siit lihtsalt ööbisime ja läheme nüüd pool tundi edasi mingisse linna, mille nimi mul praegu meelde ei tule. Ei plätt või midagi sellist. Kuid mis me siin seisame, vaatame üle ka meie seksika ööbimiskoha, sest see on siin täiesti tutikas, igal pool remondi ja värvilõhnad alles üleval. Kõik on moodne, elektroonika, värk, kõik jutud, mitte ühtegi täisnurka. Tulla minu järele. No nii, siit hakkab kõik keeletama seda lood. Moodne. Eksikune poolmoodne toode, magab sügavalt. Pange tähele, laual 4 mudelit viina, aga ei tarbimata. Kõik on moodne. Kurat, moodne tabloo moodne. Siis oleme tualetti. Moodne. Šah. Kõik on välismaal. Tarvitatud. Aga hea, mul on veel juuksed veenitamata. Jõuab, sest varsti lähme sööma. Nii. Kas pole moodne? On ju? Nii, alustame vaadet, mis läheb ühes paremaks. Puhas panoraam moodsale arhitektuurile. Ja siin väike hommikuvõimlemine. Ega korraga nii palju ei saagi. Madrats, maailma parim. Mutti just enne ütles, et meil jääb umbes 1000 eurot puudus, et siuke soetada endale. No tõesti, magasime nagu väikesed lapsed. Viskan korra selline huvitav, kas mul kaamera selles asendis, et lage teile näidata. Jah, ta on moodne. On siin üks lamp ripub kohe. No kurat, see on nüüd minu elu ja kõvem reportaaž. Siit ei ole enam tõusta kuskile. Nii. See on meie hotellimaja, kus me öösel olime. Ja see on nüüd kardinaga aken suur, see on meie magamistoa aken. Üksiti tahan öelda, et mul on hommikusöögi kooma peal. Kui me otsustasime eilest, et hakkame andma hommikusöökide rindeid, eile sai 4, siis täna on ikka selline 9 laks julgelt. Peale väikest võimlemist saime hotelli eest tasutud. Ma lihtsalt panin kaamera selleks korra tööle, et näidata neid munasid. Minu ettepanek on kõik sellised maapinnast teenduvad jupikisid nimetada urvamunadeks. Või noh, urvanimelised kivimoodustised. Enne kuni rongi peale lähme tullame natuke mööda Malborki, kus elab umbes 2 Viljandi täit inimesi. Üle 30 000 midagi. Mutil on teada enam-vähem üks torn, üks katkine maja ja üks mingisugune plats, mis siis enne raudteejaama minekut üle vaadata. Taamal näete ajaloolist McDonaldsit ja meest hobusega. Kuid lähme edasi. Lossikompleksi meid ei lasta, aga ma siis vaatame niisama ühte tähtsat torni. Aga no see lossikompleks oleks võtnud terve päeva. Ta seal kuskil taamal paistab, see on niimoodi. Ma ei kujuta ette. Siit ei saa aru ja ka muidu ka ei hoomu, aga ta on ikkagi. Nagu Mutti ütles, kõige kõvem asi üldse siin Poolas, mida vaatamas käiakse nende au ja uhkus. Tõenäoliselt Euroopas üldse suurim restaureeritud lossikompleks. Siis ka ehe näide sellest nõukaaja mentaliteedist. Jupike väga vana, selle külge on ehitatud kohe paneelpask. Ja noh, vanalinna vahel, kus tühi ruum oli, sinna tuli paneelpask ka veel juurde. Noh, jätkame veel huumoriga. Ilus vana raekoda ja hei hopsti.
olemegi jälle 50-ndates kuskil. Ja ka samas juhatavad nad järgmise tornini need kenad paneelpallistused. Jälle see üks mees, kes oma ette räägib. Ja raudteejaam kui selline. No, tuju on hea ja tunne on mega või? Mõnus on. Seal platsi peal istudes tuli ka eriti mõnus tunne. Kuidagi see soe ja suvi ja roheline ja välismaa ja mingisugune valge triiksärgiga taksojuht omas keeles rääkima siin. Salvestame natukene meie teekonda ka. Pikk tee tüünides, pikk sirge vanalinna poole. Jälle oleme nüüd kuidagi mööda saanud, mis meil selja taga praegu on. Nüüd pole. Juba kohal. Tere! Ja siin saab ka kapis käia. Noh, üksiti nägite meie öömaja ära. Me ise ka nägime ta ära. Nüüd me oleme selles kesklinna vanalinnas. Ja linna nimi oli meil? Elblad. 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 Elblad.